ja see küsimus on siis järgmine, et milline on see naine, kes elab oma elu. Ja see küsimus on käivitaja, väga tugev käivitaja. Ma näen, et sina reageerid ja mina reageerin, aga see oli vajalik siia ruumi tuua mingil põhjusel. Mina juba näen, sest nii mitmegi naisega ma olen olnud vestluses, kes siin saalis täna kuulamas on ja see teema on hästi aktiivne. Ja see on nii ilus küsimus, et milline on naise oma elu üldse ja milline siis see naine on, kes elab oma elu. Et ma olen valmis täielikult alistuma mehele ja ise kogema seda lõdvestunud naist, et ma olen valmis usaldama, ma olen päriselt valmis usaldama ja mind ei huvita, mis sealt nagu sellest alistumisest või kukkumisest justkui tuleb. Tere, imeline. Nii mõnus on, et sa oled jõudnud saadet kuulama või vaatama. Täna koos minuga siin on imeline Karin-Kai ja on Birgit, kes kohe laulab meile niisuguse häälestuse häälega midagi. Ja see on ka mulle üllatus. Ehk siis nagu alati, siis Eheduse podcast sünnib selles praeguses hetkes. Sünnib selles, mis parasjagu ruumis on. Ja meist keegi ei tea täpselt, mis juhtuma täna siin selles vestluses hakkab. Nii et kinnitagem turvavööd. Siit me läheme. Millegi pärast tahtis niuke intro täna tulla. Ja ma annan sõna imelisele Birgitile. Enne kui ma laulan, siis kõne on täna väga teema. Ja võtsin juhuslikult sinu raamatu lahti ja hoppa, kõnele meile kõnest. Ning ta vastas. Te hakkate rääkima siis, kui te ei ole oma mõtetega enam rahujalal. Ja kui te ei saa enam elada oma südame üksilduses, siis kolite üle oma huulile ning sõnakõlast saab teie meelelahutus ja ajaviide. Ja paljustki teie jutust on mõte pooleldi mõrvatud. Sest mõte on taeva avaruse lind, kes sõnade puuris võib oma tiibu küll sirutada, aga mitte lendu tõusta. valus, et siis tõele taas ärgata. Ja nii
taasi juures. Ja nii ma minun oma ilus ja valus, et siis tõele taas ärgata. Jaa, aitäh, Birgit. Nii põnevad sõnad jäid minule siit sellest laulust. Tõde. See on põnev, sest et see mandala, mis siin meie taustal on, selle pealkiri on Tõde. Ja selle kunagi sina mulle joonistasid. Ja see on olnud minu magamistoas. Ma arvan, et juba 1,5 aastat, või isegi rohkem, varsti 2 aastat. Ehk siis see on olnud mõnes mõttes üks osa minu praegusest justkui nagu standardist elus. Et ma soovin näha tõde, ma soovin teada saada ükskõik kui ebamugav, kui rõve see on, siis ma ikkagi eelistan tõde kui seda, et ma elan illusioonis. Et kui sina kuulasid, Birgit, et mis sulle jäi kõlama? Mul nagu tegelikult need sõnad võib-olla nii palju ei kõlanudki, aga see muusika ja see heli viis mind sisemisse tantsimisse, kus ma nägin ennast enda sees tantsimas kuskil, ütleme nii, et looduses, et maaemaga ühenduses ja see tõi nagu füüsiliselt ka siia nii mõnusasti ja pehmelt kohale maandumisse. Et kui enne salvestust ma juba läksin veidike rahutuks ära sees ja ma tundsin, et mu süda tuksub nii kõvasti, siis nüüd ma tunnen ennast juba, et vau, ma sain nüüd maanduda enda sisse ja lubada seda vaba langemise tunnet jälle, et kõik on jumala okei. Nii mõnus. Ja. Ma tean, et sul on küsimus kaasas, mis sa nagu teadsid juba ette ja küsisid järgi. Et ja ma nimelt ei küsi seda ennem, kui me siia istume, sest et see minu jaoks kuidagi hoiab mind siin olema ja kuulama kogu sellega, mis ma olen. Mis see sinu küsimus täna on, mis sina nagu siia pead tooma meile? Selle küsimusega on lihtsalt väike eellugu ka, et see küsimus tuli mulle 2 päeva tagasi. Ja ma häälisin selle siis telefoni, et mul meelest ära ei läheks ja loomulikult ta läks mul meelest ära. Ja siia tulles ma vaatasin, et okei, et usaldan, et äkki ma istun siia tooli ja siis võtan uue küsimuse. Ja siis mulle öeldi, et ei, ma pean kasutama seda sama küsimust. Ja see küsimus on siis järgmine, et milline on see naine, kes elab oma elu? Ja see küsimus on käivitaja, väga tugev käivitaja. Ma näen, et sina reageerid ja mina reageerin juba, aga see oli vajalik see ruumi tuua mingil põhjusel.
mina juba naeran, sest nii mitmegi naisega ma olen olnud eelneval nädala jooksul vestluses, kes siin saalis täna kuulamas on ja see teema on hästi aktiivne. Ja see on nii ilus küsimus, et milline on naise oma elu üldse ja milline siis see naine on, kes elab oma elu. Mis see on, et kuna see küsimus on sinuga olnud siin paar päeva siis, mis on see, kuidas sa ise seda koged praegu? No kui aus olla, siis ma unustasin selle ära. Aga see päris endana või päris enda naisena elamine on nagu juba tükk aega mul õhus olnud. Sellepärast, et kuskil aasta tagasi, võib-olla natuke rohkem hakkasid minu kaitsevaimud rääkima minuga, et ole naine. Sul on vaja olla naine. Ja ma üldse ei mõistnud seda, et ma olen ju naine. Ja see teekond on järjest rohkem nagu nüüd toonud sellele enda naiseks olemisele lähemale. Ja kui ma nagu enne sellest aru ei saanud, siis mõned nädalad tagasi, kui ma mehega palil olin, siis ta ütles, et kallis, kas sa tead, et sa oled nii naiselikuks siin läinud? Sest et seal oli hea, ma ei pidanud mitte midagi tegema. Ma sain lõdvestuda, ma sain seda soojust ja mulle meeldis see, et see palikliima mõjus mulle nagu nahale, juustele ja kogu see välimus nagu muutus, et ma sain valida järjest rohkem kleite ja see mulle meeldis. Ja mina näen ka täna väga ägedat naist. Ma ennem siin ütlesin, et ma näen täiesti niisugust superstaari siin enda kõrval istumas või siin ruumis liikumas, et tõesti väga naiselik ja niisugune küpselt naiselik, et mitte lihtsalt niisugustele ilustandarditele vajutades, vaid nagu ka sisemine naine. Ja kuna me oleme kohtunud paari viimase kuu jooksul kord kuus vähemalt, on ju, et siis see on olnud üks niisugune sisemine teema, on ju, et selleks, et olla see nähtav naine enda väes, siis see selgroog peab sirgu minema, on ju, ja see kroon tuleb pähe panna ja tegelikult kõige olulisem vist ongi see küsimus, et elada enda elu sellena, kes sa oled, sõltumata sellest, millest sa kardad ilma jääda endal sees, nagu inimminana. Ja selline enda elu elamine, see on ka hästi tugevalt üles tulnud ja näidatakse väga paljudele inimestele. Ma näen oma klientide pealt ka, kus nad on sellisesse kohta takerdunud, kus nad ei vali ennast enam, nad ei vali enda elu. Ja kui ma lähtun sellest juhatusest ja sellest ühendusest, mis mulle tuleb, siis tegelikult tuuakse inimestele nagu juba jõuga need asjad kõik laua peale, et nad tegeleksid sellega. Ja valiksid seda. Eile õhtul ma läksin magama ja ma olen tegemas enda sees mingit sellist otsust, et otsus on tegelikult nagu kuskil olemas. Et ma olen valmis täielikult alistuma mehele ja ise kogema seda lõdvestunud naist, et ma olen valmis usaldama, ma olen päriselt valmis usaldama ja mind ei huvita, mis sealt nagu sellest alistumisest või kukkumisest justkui tuleb. Ja nagu mingi niisugune väike võitlus veel minu sees toimub, aga ma tean, et see on miski, mis lubab mul näha seda enda essentsi ja see lubab mul tegelikult enda elu. Ma ise näen seda, kuidas see minu jaoks on, et ma saan elada enda elu siis, justkui tingimuslik, kui ma luban endal olla lihtsalt igas hetkes nagu kohal selles küsimuses, et mida ma järgmisena tahan.
lihtsalt. Ja selleks ma ei pea ja siis ka tegema seda. Me sageli arvame, et see puudutab ainult mingeid suuri otsuseid. See elan mina siin, on ju. Tegelikult see hakkab koosnema mingitest mikroasjadest, kus me teeme iga päev neid valikuid. Ja eile õhtul ma läksin magama ja siis mõtlesin, et huvitav küll, aga ma mõtlesin, et okei, et las ma siis hakkan harjutama seda nii, et iga õhtu ma lähen mehe käte vahele või kaisu magama nagu lihtsalt nende sõnadega, kus ma ütlen, ma täielikult lõdvestun siia selle mehe käte vahele. Ja siis annan nende kehale selleks loa. Sest üldse väga lihtne, võid elada aastaid niimoodi, et sa isegi magad mehe kaisus, aga sa kordagi ei lõdvestu nagu lõpuni välja, nii et see nagu täiesti. Et lihtsalt hakata enda kehale kõigepealt kogemust andma sellest, et okei, on turvaline, et naine on olla turvaline, usaldada on turvaline, elu on turvaline. Et lihtsalt naisena meil on nii palju nagu lugusid veel, justkui laste näol võtame nii palju lugusid endale nagu ligi, et miks me ei saa enda elu elada, olla meie ise. Kes siis laste eest hoolitseb, kui sa ise oled? Ja nende lugude rääkimisega see vahest läheb isegi veel laiemaks ja suuremaks, kus siis lõpuks pannaksegi ennast sellisesse kasti ja sealt kastist nagu välja üldse ei saa enam. Et selline turbulents tekib sinna, kus sa keerutad kogu aeg, ühed samad asjad käivad ringiratast, saad justkui korda puhtaks, mõne hetke pärast on tagasi. Ja mis on meil see, et kui sa nagu nii hakkad endast eemal olema, siis füüsiline keha annab nii tugevalt märku. Et ja kurb on seda vaadata, et nendes naistes, kelles ei ole teadlikkust, nad hakkavad nagu võitlema selle situatsiooniga ja nad otsivad väljaspoolt seda abi, mis tegelikult neid ei toeta. Selle asemel peatuda, hingata ja siis hakata saama läbi selle lõdvestuse endaga ühendust, sest et tegelikult sealt hakkab kõik välja kooruma, et mis on vaja, mis tegelikult vaja on. Ja, et see oli siis, seda on nii nagu viimasel ajal kuidagi kogen seda või kuidagi näen seda niimoodi, et ma see lahti ühendamine siis ma ei tea, maatriksist või sellest elust, mis sa praegu oled, keda sa praegu elad ja sa saad aru, et sul on tegelikult vaja astuda endale lähemale samm. Et justkui mida suurem samm on meil vaja astuda, justkui seda suuremasse tühjusesse on vaja alistuda, et üldse hakata nägema seda, mida sa tahad, kes sa oled ja lihtsalt hakata neid silmi avama. Et justkui ma ei tea, kas on teist teed selleks, et päriselt hakata nägema seda ennast, kas või seda, mida sa tahad päriselt. Kui et lahti ühendades ennast selles, kus sa oled nagu ratta sees tiirled. Mulle öeldakse kanalist lause, hästi lihtne lause, astu tagasi endasse. Ja see on jälle see koht, et aga kuidas sa siis astud tagasi endasse? Kui hästi peas elad, siis nagu ei suuda nagu ette ka kujutada. Aga kui elad hästi või oskad hästi neid fantaasiaid luua siia, siis kujutadki hetke, kuidas sa lihtsalt astud sammu tagasi ja oledki enda sees. Et olen märganud nii endal kui teiste puhul seda, et me justkui oleme endas, aga siis avastame ühel hetkel, et me tegelikult oleme enda ees energiaga nagu siin ees, mitte enda sees. Ja siis me kogemegi rohkem seda välist, mitte ennast.
ja sest et sarnaselt ju sellega, et noh, me saame endasse tagasi astuda, et sarnaselt ju ka loomise puhul räägitakse sellest, kui me räägime siin näiteks avatarist, on ju. Noh, ta on ka sisuliselt nagu energeetiline. Ja siis sa aktiveerid justkui, sa saad seda vaadelda või sa saad teda näha nagu sellise nagu justkui eraldiseisvana. Ja siis sa lihtsalt astud sinna sisse. Et sa astud selle sisse ja nüüd oled sina see ja hakkad elama nüüd seda. Aga kui me nüüd võtame nagu selle sama iseendaks olemise, on ju, et kuidas tuua tagasi see sina endasse või siis astuda ise uuesti sellesse endasse. Sageli sa lihtsalt kuskil nagu ei ole ruumi. Ei olegi. Kitsas on ju, sa oled kogu aeg väljas olnud. Mulle lihtsalt meeldib see, olen endast väljas nagu, et nii äge kood, mida inimesed kasutavad. Olen endast väljas nagu oledki ju, kui sa nagu näiteks kisendad kellegiga või lärmad kuskil, oledki endast väljas, sest kohal olev inimene nagu, ta ei vaja selle tegemist justkui. Et see endast väljas olemine on nagu kood minu jaoks. Alati, kui ma seda kuulen, siis ma panen tähele, inimene ise ütleb, kus ta on ja mis ta teeb praegu. Ja teine, mis ma eile kuidagi sõna tunne on mind hästi palju viimasel ajal iga natuke seda tuleb nagu see sõna, muidu või tunded või tunne, tundub nagu tavaline sõna, aga selles on nagu see avab ennast järjest uusi kihte kogu aeg, et üks asi on nagu, et tunne nagu lihtsalt seda tunnet on ju, ehk siis me tavaliselt ütleme emotsiooni kohta seda. Aga tegelikult, et kui me tunneme tundeid ära, siis me hakkame ise ennast ära tundma. Sest et me lubame nendel vanadel tunnetel, mis on ära tundmata, ära minna. Selleks, et me näeksime ennast. Ja siis me mõtled, et okei, aga et kui ma tunnen ja teised inimesed minu ümber on nagu selleks, et olla triggerid on. Ma ise loon need triggerid. Et siis me saamegi öelda, et teised inimesed on selleks või me loome need teised inimesed selleks, et lihtsalt ise ennast ära tunda. Et mida rohkem me nagu triggereid enda ümber loome justkui ja kui me julgeme neid tundeid ära tunda, siis seda kiiremini me justkui leiame enda üles. Nii tahaks öelda, et so true. Inglis keeles ka. Ja, viimasel ajal tulevadki vahepeal tõesti inglisekeelsed sõnad, aga kui me nüüd räägime sellest naisest või mis mõttes on naine olemine või naisena endaks olemine erineb sellest, mis on lihtsalt endaks olemine. See on nagu nii hea küsimus. Minul esimese pildina tuleb kohe see peresüsteem ette, kus naine hakkab meest valitsema. Ehk et ta nagu ei luba mehega seoses siis endal olla naine. Ja seal on võib-olla sellised, ma vaatan, nagu mul on üks konkreetne naisarhetüüp ja ma loen teda, siis seal on nagu hästi palju need hirmuprogrammid. Ja see, et pole seda turvalisust, turvatunnet ei ole. Ja siis seal on ka nagu mingisugune meeleheide, mis paneb nagu valima kogu aeg siis seda juhi positsiooni, mitte alistuda nagu sellele olukorrale, mis on ja lubada mehel juhtimine üle võtta. Et see on nagu üks arhetüüp või üks naine, keda ma nagu näen enda silmis. Ja hästi nagu kõnetab. Nagu kõnetab see vaatenurk, mis sa siia nagu tood. Et sageli me arvame, et me justkui nagu see sisemine mees on nagu see, kes nagu on asjade, et nõrk, et sisemine mees on nõrk. Kuid enamasti, kui ma olen vaadanud selle sisse, kas siis enda või teiste puhul,
siis selle sisemise mehe teeb nõrgaks hoopis kapriisne, nõudlik, rahulolematu naine. Et see rahulolematu naine, et sellepärast ilmselt öeldaksegi, et happy wife, happy life on ju. Et kui naine on rahulolematu, siis ta lihtsalt sisuliselt ta hävitab ära mehe ja iseenda koos sellega. Ta nagu, ja naine saab samamoodi tõsta. Mees võib-olla saab meile pakkuda turvatunnet nagu välist, kuid ma ise nagu tunnen, et naisel on justkui nagu võime võimendada ükskõik kummas suunas siis. Ja kui naine on rahulolematu ja mulle tundub, et seda sisemist rahulolematust on meeletult palju, sest naised ei luba tunnistada iseendale, mida nad tegelikult soovivad kogeda. Täpselt nii ja sa praegu kirjeldasid ära selle teise poole sellest samast arhetüübist. Täpselt nagu üks ühele. Ja. Et see on nagu, see paneb nagu selle, ja need inimesed seal sees on nagu nii õnnetud. Ma olen lihtsalt ise seda elu jooksul kogenud ja olen ka kogenud seda, kui palju on võimalik isegi suhte sees olles seda nagu muuta iseenda sees seda nagu rahulolematuse perspektiivi justkui. Sama siin. Ja samas saan aru, et see hakkab nagu, ainult hakkabki iseendast. Et kui ma olen rahulolematu, siis seda ma näen sellest, et ma nurisen oma mehega. Mul ei ole vaja kaugemale vaadata. Kui mulle ei meeldi, kui ta midagi teeb või kui ta midagi on või kui ta on miskit puudu või kui ta mind ei hoia või kui ma ei taha talle seksi anda ja kui ma ei taha mingeid asju teha. Ma karistan teda, ma tahan, et ta teeks asju, see on see kontrolli koht. Et siis me hakkame kasutama alatuid võtteid selleks, et kontrollida. Ja viimasel ajal näen seda, kui paljud naised lõdvestuvad, kui lihtsalt lõpuks öelda välja, et kuule, ma ei tea, et ma olen olnud see naine, kes täiega manipuleerinud, täiega mänginud seksiga, täiega olnud mingi nõme lihtsalt oma mehe mune iga päev nagu vähemaks võtnud sealt. Ja see on olnud nagu tohutust hirmust oma kontrollist ilma jääda, oma võimust ilma jääda mehe üle. Aga sellel hetkel, kui sa saad aru, et sa saad rohkem veel lihtsalt puhtalt sellest, et sa oled naine, siis see mees lihtsalt tahab sulle anda, tahab sinu jaoks teha mida iganes. Mida vähem sa neid muned on nagu vähemaks võtad. Ja praegu mulle tuli info, et seda võib nimetada juba tegelikult vana maailma mustriks. Et tänases maailmas on nagu naistel nii palju võimalusi ja informatsiooni kättesaadavat, mis ei ole isegi tasulised, vaid ongi, et sa lähed, otsid ja loed ja läbi selle nad on võimelised nagu looma endale teistsugust elu ja paremat ühendust endaga. Ja seal on nagu üks aga, mulle näidatakse, et see võib mehed ära ehmatada, sest et mees on harjunud teistsuguse naisega kogu aeg. Ja tihti on ka see, et mees on nii väikseks ennast teinud, et see naine on nagu pigem ema rollis olnud seal kõrval ja siis tema äkki jääb ilma sellest. Ja siis see tekitab suhtesse kääre, aga seda näidatakse küll, et kui naine valib jääda nagu järjekindlalt selle enda naiseks olemise avastamise juurde ja ta võtab ette neid samme, siis ühel hetkel mees alistub sellele ja hakkab kaasa tulema. Ta võtab, mina ise olen seda kogenud, ma arvan, kõige rohkem mingites aspektides eelmises suhtes, kus ma nägin seda, et ega tal muu ei jää üle.
praeguses suhtes lihtsalt ma ei oska veel hinnata. Praeguses suhtes mees on väga tundlik, kui ükskõik millisele minu emalikule liigutusele tema suunas. Ehk siis nagu ma lihtsalt kaifin, et lihtsalt elus ei ole juhuseid ja kuna mina naistega töötan, siis ma näen seda, et ju mina pean seda kogema nii tugevalt, et ma oskaksin selle välja adresseerida nagu, ja ma julgeksin sellest rääkida. Et ma lihtsalt nii kaifin seda, kuidas ta mulle nagu, reaalselt nagu ütleb, et oota, kas ma olen su laps, et sa minuga nii räägid? Jah, 4 lapse ema kohe tahaks nagu, nii kui kiire on, nii tahaks, et kõik ühte patta panna, lähme nüüd ja pange oma asjad. Et see lihtsalt on niimoodi, aga seda on nagu valus endal otsa vaadata. Issand jumal, ma olengi nagu ema ja ma tean, et mu eelmised mehed kõik on otsinud ema minust. Aga ma tegin selle otsuse, et minu järgmine mees, et ma soovin kogeda jumalikku suhet, kus mu mees on mu kõrvalpartner, kuhu mina saan lõdvestuda nagu 200 ja veel 200,000%, kui vaja on. Nii et ma olen nõus, ma olen valmis selleks, sest ma saan aru, et sealt ärkab minu nagu kõige ilusam naiselikkus ja ma tahan, et ma tahan selle sees minna, sest ma tean, et nii palju naisi on juba täna minu ümber, kes lihtsalt on minu ruumis sellepärast, et nad tahavad ka julgeda. Ja ma näen, et kuidas nad lihtsalt järjepidevalt lihtsalt nagu tulevad järgi ükskõik kuhu ma lähen, aga nende sees on see igatsus, vaata see rahulolematus, et nad hakkavad oma suhtest rääkima, siis neil lähevad silmad märjaks. Ja mõnikord nad lihtsalt ütlevad, et kõik on hästi, et meie pereelu toimib hästi ja paar korda kuus seksime ka. Aga tegelikult see räägib see rahulolematus. Sellepärast, et nad ei julge usaldada elu koos sellega iseennast. Ja ma vaatan praegu, sa jagasid seda, siis see kohe tõi minust selle koha üles, kus mina veel võitlen aeg-ajalt oma mehega ja ma ei taha nagu alistuda talle naisena. Aga see suhtedünaamika kohe peegeldab nii hästi välja kõik ja mina nagu kehaliselt kohe kogen seda niimoodi, et ma näiteks väsin nii ära, et ma ei saa mitte midagi teha enam. Ja sel hetkel, kui ma olen väga väsinud, siis ma saan alistuda. Siis sa lubad? Siis ma luban endal alistuda ja siis on niimoodi, et vaatad meest ja põlvest läheb nõrgaks, ütleb, et oba au on ja aga sel hetkel, kui oled nagu tohutus jõus ja väes, siis on selline tunne, et maailm on minu päralt, siis laamendaks kõigega ja siis jääb paraku ka mees sinna ette, sest ma näen ära kohe, kui tema on paigast ära ja siis ma lähen, sõidan sinna sisse. See on minu muster. Aga seda me teadlikult mõlemad jälgime ja ta nagu julgeb mulle nagu öelda juba, et stopp. Siin on nüüd minu töö. Minu arust on see nagu maailma kõige seksikam asi, kus mees ütleb, kuule halloo, sa praegu tulid majandama minuga. See on nagu üliseksikas, aga enamus naised selle peale lähevad endast välja ja lähevad nagu kaklusesse, sest et siis läheb võimuvõitluseks, aga see on lihtsalt nii nagu minu jaoks kõige seksikam asi, kui mees ütleb, et kumb mees on nagu minu partner ütleb, kas ma lähen soovahetusoperatsioonile või? Kas sulle tundub, et praegu on nagu see koht, kus ma peaks minema kuhugi? Ja kui ma varem oleksin võib-olla sellest läinud nagu väga triggerisse ja mõelnud, et ta manipuleerib minuga, siis kuna ta ütleb seda lihtsalt nagu nii siit, siis ma näen, et see ei ole manipulatsioon, vaid see on see koht, mida ma olen ise küsinud, et ma olen küsinud meest, kes julgeks minule seda öelda, et kes nagu oleks nii munadega, et nagu halloo, et ta jää nagu minu mingisse välja, sest ma suudan, loomulikult ma suudan manipuleerida, kui ma tahan, aga ma ei taha seda enam teha. Ja mul on komme alati vaadata, kui mingi teema on õhus või ma tunnen, et midagi on mäda, siis ma vaatan nagu seda füüsilist reaalsust, mis siin on ja siis ma vaatan alati seda energeetilist poolt ka, et mis seal taustal tegelikult on. Ja alati ma näen ka enda ära. Ja mulle meeldib see, et ma julgen nagu ausalt vaadata iseennast ka juba, et mitte ei ole nii, et näed, ikka see mees tegi seal. Ja mina ka hullult kaifin seda. Ma lihtsalt kaifin seda, et kui ma näen ennast ja ma näen seda nagu, et mina pean siin koha peal otsa vaatama ja see on see minu asi, et see korda teha nagu iseendas ja väga äge on kogeda seda
kui teine pool on ka valmis seda tegema. Ja ma usun sellesse, et tegelikult on väga palju meie ümber mehi, kes pole teadlikud, aga nende sees on teadlikkus. Nad tegelikult lihtsalt nende vaade või nägemus elule on lihtsalt selline, et seda on lihtsalt nagu äge kogeda. Ja samas näen ka seda, kus mõnikord naine peabki nagu julgema olla naine. Ja päriselt, kui mehel nagu ei jää midagi üle, siis ta astub nagu enda kingadesse. Ta jõuab, tal siis tuleb energiat kuskilt ja vahendid tulevad ja kõik tuleb nagu. Täpselt nii ongi. Ma vaatan, et kanal annab mulle nagu järgmise sõna, et meestes tekib see vastupanu, mis paneb neid nagu liikuma. Et ma proovin nagu laiemalt seda vaadata, aga ja see hästi kõnetab mind ka. Et see vastupanu tekitab mingisuguse energiaimpulsi, mis aitab neid sellest kohast liikuma kas või korrakski. Et kui nad nagu kukuvad ohvrisse, on sellised, et nüüd on pahasti kõik või kuidas naine ütles, et siis nad annavad veel rohkem seda energiat ära, et neil ei ole seda jõudu, et sealt välja tulla. Aga mida inspireerivam naine ma olen justkui. Mees lihtsalt tahab seda naise haavatavust, ta tahab selle naise õrnust, ta tahab seda naise mängulisust, ta tahab selle naise nagu, ta tahab kogeda seda, et see naine nagu sulab ta käte vahele. Ja selle nimel on ta sellel hetkel, kui tal on vastupanu valima selle, et ta teeb sammu selle asemel, et minna mingi ohvri jamasse. Ja isegi kui ta läheb korraks sinna ohvri jamasse, siis oi, ma ikkagi tahan nii näha, kuidas see naine sulab. Mina praeguses suhte dünaamikas näen seda. Ta ütleb mulle hellitavalt, et ma olen nagu täielik disaster. Aga nagu kõige paremas nagu mõttes, sest et ta ütles, et ta ei saa aru, mida ma teen, aga see paneb teda liikuma. See nagu äratab teda üles ja paneb nagu lihtsalt iseendale kõige valusamates kohtades otsa vaatama. Ja samal ajal ma olen valinud selles suhtes olla nagu üldse täitsa ebatavaline inike. Et ma siin võin käia ja nagu jutustada, aga ma ei tee seda temaga sellisel tasandil. Ma olen valinud, et ma olen lihtsalt naine, tema targutab meil kodus nagu positiivses mõttes. Aga ta räägib oma teemadest, oma tõest ja see on põnev mulle, sest mina saan sealt lihtsalt nagu endale mingid nagu kuna ta on moslemi kultuurist pärit või moslemina vaatab elu, seal on väga selgelt paigas, et naine on naine ja mees on mees ja siin ei ole nagu ja kui ma olen sündinud sel korral naisena ja tema mehena, siis see juba kõik on teada. Ühest küljest on kõik teada, aga mitte midagi pole teada, sest et sa oled mõlemal juhul jumalik. Nii mehena kui naisena. Ja sa oled võrdne. Ja see on nagu midagi sellist, mis mina ise näen dünaamikas, nagu, et ma seal kogen ennast sellisena, et ma ei pea, et mul on põnev kogeda nii, et mina elan justkui selles mingi oma mullis. Eks me ikka jagame mingid nagu asju või meil on väga sünkroonis kõik. Et siis tema jagab midagi, et ma nii, aitäh, aga teiste sõnadega, teisest maailmast, teisest vaatest. Aga see viib nagu, sest tema tahab ja kõige rohkem, mida ma olen aru saanud, mis on pannud teda nagu kasvama, on kõik need korrad, kus mina olen justkui teinud veave. Kus ma olen jonnin, olen hästi jonnakas, vastupanus. Tema valib enda tõde. Tema kaifib seda, kui tema jääb enda tõele kindlaks, isegi kui ta kaotab minu. Ja siis sellel hetkel ta kaifib seda, et mina teen nagu endaga töö ära. Ja siis tavaliselt tekib minus see nagu nii suur lõdvestumine, alistumine, usaldumine. Et ma lihtsalt nagu justkui ongi see koht, kus ma lagun enda käte vahel ära
aga mitte ohvrina, vaid nagu mingi tuleb täiesti uus tasand ja see tekitab mingi sellise koha, kus mees saab selle kaifi kätte sellest, et ta on olemas selle naisele. Ja see paneb teda kasvama jällegi omakorda. Naine sulab. jah. Naine sulab väga mõnus. Ma elasin kaasa sellele niimoodi, et ma kogesin mõnus sulemine. Ma tahaks täiesti seda katsetada uuesti. Ma aeg-ajalt teen seda, aga praegu on teiega tunne. Aga mida mina tahan ruumi tuua see, et kui võtta naiselt kõik ümbert ära, on ainult üksi naine. Et kuidas ta siis lubab endal olla see päris. Ja just kui on need teooriad, et mine loodusesse, ühendu maaemaga, on ju, hõlju ja vaibi ja tantsi. Aga väga paljudel naistel jääb ikkagi see koht avamata. Ja kui nad on üksi. Isegi siis, kui nad on üksi ja nad nagu vaibivad seda väljaspoolt kõike, on ju. Et seal sees on mingisugune tohutu haav või kurbus. Ma ei tea, miks ma selle praegu pidin siia tuuma. Mulle nagu öeldakse järjest, koputatakse õlale, et see teema on vaja tuua lauale, sest et mul on tuttavaid naisi, kes on ka sellises kohas, kus nad teevad nagu kõike välist. Nad on justkui teadlikud, nad teevad energiatööd, mediteerivad. Aga siis ma vaatan peale ja neil ikkagi puudub see teadlik ühendus endaga, enda kehaga. Vaata, mida sinu kanal räägib. Ja ma vaatan, mis see impulss selle peale. Ja see on hästi huvitav koht, mida nagu tajun praegu. Et ma näen ise ka seda, et me loome. Minu jaoks naiselikkus naises elab või ei ela. See on see essents, mis meis on. Ja kahjuks tõesti, kui sa kõnnid tänaval, nagu liiga vähe on näha naist, kes lihtsalt tunneks rõõmu sellest, mis ta elus praegu on, ükskõik, mis seal toimub. Ja nagu mina isiklikult ei oota, et elu peaks olema kogu aeg nagu happy puppy life, on ju. Vaid mina tahan seda nagu niisugust nagu tummist elu, kus on nagu kõike, aga kus ma nagu kõige selle all olen nagu, tunnen seda, et ma olen elanud. Sama siin. Aga see saab toimuda ainult siis, kui ma nagu päriselt luban endal kogeda seda elu. Ja tõesti, ja kui me vaatame nagu lihtsalt tänaval ringi, siis kui harva ma olen seda teinud viimasel ajal. Lihtsalt mu elus on päriselt nii palju naisi, kes on nagu sarnased minuga. Ja siis ma nagu, ma näen, et nad elavad, vaata. Nagu vähemalt nad kogevad seda, et nad elavad vähemalt mingi osa ajast, isegi kui nad mingil osa ajast ei ela, siis sa tunned seda nagu, sa nagu vaatad inimesele otsa, saad aru, et tal silmad nagu on selle südamega mingi kontakt siin käib, nagu kuskil silmadest tuleb nagu välja see. Aga tõesti. Ja ma tean, et mingi aeg tagasi ma oleks tahtnud neid naisi raputada. Öelda, et ärgake üles, nagu päriselt ärgake üles, nagu see pole seda väärt, et te olete lihtsalt nagu hallid. Et mul on kahju, aga ma saan aru, et ma saan kõige paremini äratada neid sellega, et ma nagu olen mina ise. Lähed ees, sest et päästma minnes lihtsalt see ei toimi. Siis ma olen ise varsti võib-olla samasugune, siis ma viin ennast sellele sagedusele. Ja samal ajal see hästi huvitav, et ma kuulasin sind, siis sinna tuli sõna keha nii tugeva ankruna, nagu selle sinu poolt öeldu nagu kõige, nagu et neil ei ole kontakti oma kehaga.
mina näen sellest teist poolt, et tegelikult selles lauses või selles loos, mis sa siin rääkisid, sa ütlesid ära vastuse, vähemalt nii mulle noogutati, et lubada kogeda oma elu lihtsalt. Et kui sa elad, et sa lihtsalt luba kogeda ja see ongi nagu kõige alus. See ei pane mitte midagi kinni, vaid see hoiab energia avatuna ja sealt saab siis naine valida neid suundasid. No see ongi see, et kui ma olen kurb või kui ma olen isegi tardunud või ma olen mis iganes see tunnistamise koht, mida mulle viimasel ajal nagu niimoodi nagu meelde tulemas, tunnista lihtsalt seda, mis praegu on. Ja nagu nii mitu korda siin sinuga vesteldes nagu lihtsalt nii kaifin seda sinu ehedust. Ma lihtsalt tahtsin nagu vahepõike näelda. Ma lihtsalt nagu kaifin seda, kui hästi see sina on praegu. Ma nagu tunnen sind. Jah. Et see täpselt see sinu näoga sina. Ma ei oska öelda nagu, et see, kuidas sa ennast väljendad. Jah. Et selles, kui me selles ehedusest ruumis oleme, siis ma lihtsalt nii kaifin seda, kuidas sa nagu ennast väljendad. Ja, see on vist see, mis ma tahtsin tuua, sest ma näen nagu, et sa oled nii nagu kontaktis ja ka koos maandusega kontaktis, sest mõnikord sa võid minna ka hõljuma. Jaa, seda ma armastan tegelikult käia tripimas. Sul oli mingi huumorikool siin vahepeal, ma sain aru. Nagu, sa naersid midagi, et ma nagu niisugune tunnen, et keegi rääkis sinuga ja siis hakkasid naerma. Mul on siin selja taga. Jaa. Ma tegelikult väga paljudesse kohtadesse, kus ma lähen oma sündmust tegema või kui ma tean, et mul on raske kliendipäev, siis ma kutsun oma saatjad kaasa ja siis nad juhendavad ja üks seisab mul siin paremal käel. Tema siis kas noogutab või ütleb, jaa, nii see on või ütleb, kuhu nüüd suunata edasi. Ja see teema lihtsalt oli vaja siia ruumi tuua ja tegelikult see point on nüüd käes. Vähemalt nii mulle näidatakse energeetiliselt, et nüüd me võime vabalt lobiseda kõigest muust ka. Ja, vaata ruum ka, vaata kohe hoopis teistmoodi nagu siin vestluse ruum lihtsalt nagu oli see. Ja, sest alguses see teema käivitas meid mõlemaid, ilmselt kuulajaid ka, sest et seal on väga palju valukohti. Ja see juba nagu sõna naine elus nagu iseendana nagu. Need on mingid niisugused kohad, vaata, et milline naine, milline on... Ma ei mäleta küsimust. Vaata. Kas kuidas olla elus naine või naisena elus? Või milline on see naine, kes elab päriselt oma elu? Jah, midagi sellest. Et selles suhtes see on nagu minu jaoks ka lihtsalt nii äge küsimus ja ta pidi ilmselt tulema ka selles sõnastuses, millest ta sul tuli, sest et ta torkas nagu päris huvitavalt ruumi kohe. Et hästi põnev, jah. Vaata, kui töö on tehtud, siis juhtubki niimoodi, et mõlemad saame aru, et töö on tehtud. Aga millegi pärast mingi niisugune küsimus tuli ennem, kui me tõmbame siis selle täitsa kinni. Ma tean, et minul on aeg-ajalt on tugevam kontakt enda, nagu ma ise nimetan neid hingejuhtideks, on ju, enda jaoks. Et mul on vahepeal nagu nendega tugevam kontakt, vahepeal ma nagu nendega väga ei toimeta ja ei suhtle. Mul on ka 2 humoristi, nagu mul nagu muidu neid rohkem, aga 2 humoristi mul on, kes peamiselt teevad omavahel nalja nagu minu üle. Aga vahepeal ma naeran koos nendega, sellepärast, et kui elus on vähe huumorit, siis mul on vaja ju kellegagi koos naerda. Aga see nähtamatu maailm. Ma tean, kui paljud naised tegelikult päriselt tunnevad selle vastu huvi, aga nende meel tegelikult tõrgub seda vastu võtmast. Ja mina ei tea, miks seda praegu nagu vaja on küsida, aga kui sina nagu enda kogemusest räägid just selle koha pealt, et kuidas sinu hingejuhid hakkasid sinuga suhtlema või kas sa kutsusid nendega seda suhtlust ise esile või see lihtsalt elu viis selleni, sest ma tean, et kõikidel on erinevad teed.
kuidas nemad oma infot saavad, et minul tuleb ühtemoodi peamiselt, on ju, aga kuidas see sinu puhul on või kuidas sinu suhe selle nähtamatu maailmaga, lihtsalt tuues siia hoopis mingit teist perspektiivi sisse, kuidas see on alanud? No rohkem kui 10 aastat tagasi ilmselt, kui tuli natuke rohkem teadlikkust, ma õppisin medameditsiini ja siis meie õpetaja rääkis ka sellest nähtamatust maailmast sinna. Ja ühel hetkel ta ütles meile, aga et nüüd hakkavad surnud teie juures käima, sest te olete juba vibreerite kõrgemalt, sa helendad ja nad näevad sind. Ja siis nad hakkasid käima. Ja siis ma kogesin neid lihtsalt, aga mingil hetkel hakkasid tekkima ka sellised juhatused, et lihtsalt keegi sul peas ütleb midagi. Ja siis ma hakkasin neid vaikselt kuulama. Aga nüüd enda kaitsevaimudega ma olen suhelnud teadlikult. Ma arvan, et 2 aastat saab nüüd. Ma lihtsalt käisin ühe inimese juures, kes ütles, et sul on nii ja nii palju neid, et hakka nendega rääkima, et tegelikult igal inimesel on kaasas need kaitsevaimud, nad tulevad siia sinu seda eluteed toetama ja sa saad nende abi küsida ja nende juhatust, kui vaja. Ja siis minus nagu oli nii palju seda trotsi ja seda kannatlikkust, et ma hakkasin nendega rääkima, teadma, kas mul tuleb vastus. Ma tegelikult enne olen ka, kui mul oli elus hästi raske periood, siis ma lihtsalt kõndisin tänaval ja ütlesin, et palun abi ja palun juhatust, aga siis ma ei kuulnud. Ja siis ühel hetkel ma hakkasin neid kuulma ja nad on jah ka, ma tean juba, hästi palju on neid erinevaid, et energia järgi ja ma ütleks energiatooni järgi ma saan aru, kes räägib ja vahest ma olen nime ka küsinud, et aga need nimed on sellised, mis mulle meelde ei jää, et ma olen nagu oma märkmikusse kirjutanud, kellega ma olen suhelnud. Ja siis nad tulevad ja vahest nad isegi sekkuvad siis, kui on näiteks ma teen klienditööd või mul üks hästi ehe näide on sellega, et tegin klientidele energeetilist puhastust ja siis mul üks naine tuli ka ja ütles, et kuule, et lõpus, et ta saab natukene maksta nagu sulas ja et ta teeb ülekande ülejäänud osas. Aga ta sulas luges ka mulle neid münte laua peale. Ma ütlesin, okei, las olla, et mul ükskõik. Ta tõusis püsti ja siis kuulen, kuidas kuklas keegi ütleb, et miks sa talt raha võtsid. Anna see raha tagasi talle. Nojah, ega ma siin vastu ei vaidlenud, võtsin selle rahahunniku ja viisin talle, ütlesin, kuule, et näed, et mulle öeldi, et ma ei pea üldse sult raha võtma. Temal käivitusid muidugi temad mustrid, mina mõtlesin, okei, siis ei ole probleemi, rendid seal makstud. Ja järgmine klient tuli ja ta maksis mulle rohkem kui 2-kordselt. Et lihtsalt tuli kuulata, tuli usaldada ja üldse need rännakud, mis ma teen ja füüsilises elus ka siis nagu, et kui mul on vaja, siis ma kutsun neid. Kui ma olen hästi peas, siis ma ei kuule neid. Kui ma olen siin korrus allpool, siis ma kuulen neid. Ja mulle tundub ka, et mul vist tundub ka korrus allpool kohaga, ma saan nendega ühendust. Ja lihtsalt, kui on mingisugustel olukordadel või teemadel hästi suur tähtsus peal, siis ei suuda saada tõest vastust ka. Et siis on vaja nagu kõigepealt maha rahuneda, lõdvestuda ja siis sa hakkad kuulma seda õiget informatsiooni. Ja mida mina olen kogenud, et on ka hästi palju väliseid mõjutusi, kuskilt sealt kosmoseavarustest tuleb keegi rääkima, aga siis ma saan aru kohe, sest nad hakkavad mingit imelikku juttu rääkima. Ja siis ma mõtlen, oota, et see küll tõene ei ole, et kes sa oled ja siis tavaliselt nad kaovad minema. Ja, eks nad otsivad iga neid kanaleid läbi, mille nagu siin luua nii-öelda. Ja üks hästi äge kogemus on veel plejaadlastega, kes lihtsalt hakkasid üks hetk minu juurde käima, kui ma sõitsin autoga, kui ma tulin näiteks töölt õhtul pimedas autosõidud, siis nad tulid, hakkasid muga rääkima ja sealt tulid ka juhatused. Et see on ka selline hästi vägev kogemus, et aga alguses on vaja enda usaldamist ja seda aru saada, et mida ma oma klientidele ütlen ka, kes ütlevad, aga nad ei kuule ju, ma ei kuule ju, kui nad suhtlevad minuga, siis inimene keerab tähelepanu siia kõrvadele, et kuulata siit. Aga tegelikult tuleb tähelepanu tuua kehasse ja läbi kehatunnetuse siis tuleb see kuulmine kõrvadesse ja siis tulevad vastused. Ja ma arvan küll, et minul on umbes sarnaselt
ma lihtsalt aeg-ajalt unustan üldse seda kasutada, et aga see tuleb hästi. Küsin nüüd hoopis midagi muud. Küsin, et kuidas sa praegu tunned ennast, sest ma tean, et see nähtavale tulemine, ruumi võtmine, laval olemine on olnud mingi teema sinus, mida sa oled natuke aega endas teinud. Ja täna siin istudes nüüd on sul nagu võimalus jagada seda kohta, kus sa praegu oled, sest ma tean, et see muutub ka siis, kui me paneme selle nagu avalikuks. Need on niisugused erinevad protsessi osad, on ju, et kui me teame, ma läks väga aktiivseks, väga põnev, et mis on see, kuidas sina nüüd tunned ennast, sest et samal ajal, kui me nagu toome välja mingid küsimused, samal ajal me saame lubada endale kogeda ka seda alkeemiat siin selles samas ruumis, on ju. Ma tunnen ennast tegelikult tohutult väekana. Ma tunnen, et minus on power ja ma võin minna niimoodi näpud püsti päriselt ka. Kuigi sisemuses on mingisugune kerge ärevus, aga mul on tunne, et see nagu käib kaasas sellega hetkel, sest et iga järgmine samm toob seda kindlust juurde. Aga praegu see ühendus, see on seesama tunne, kui sa mäletad, me tegime seda supervisiooni ja ma seisin seal keskel, et sa esitasid, et mis teema tuleb mulle selle avatari kohta. Ja see on seesama tunne, et mina juhin siin, mina olen boss. Teadus. Ja, et selline, energia läks nii puhtaks. Et ma tunnen ennast suurepäraselt tegelikult. Ja mõnes mõttes see on midagi, mis tunnet ma nagu soovisin meile mõlemale tuua, sest see oli mingi tunne, mida me veel, ma ei tea, mingi aeg tagasi ei teadnud, et see täna siin kindlasti juhtuma peab, aga me juba saime aru, et midagi juhtub. Et just see tunne, et nagu väga väekas on rääkida, nagu põnev samal ajal. Et kuidagi hästi huvitav kogemine siin. Nii huvitav, et ta ei ole mind siin ruumis niimoodi kõnetanud varem nii tugevalt. Ta tavaliselt mulle kodus ta kõnetab, kui mul on protsessid, siis ta tuleb nagu ütleb, et me käime tõe teed, sa tead sellel hetkel, kui tõde, et see avab tõde. Ma natuke mängisin temaga ka enne. Mängisid, jah? Ütlesin, midagi toimub siin. Ja mulle meeldib see, et mulle meeldib lihtsalt seda kogeda, et sinuga ruumis ma luban ise ka rohkem maagial juhtuda ja endal kogeda maagiat. Ma ütlen siis nii. Sellepärast ma olen ka aeg-ajalt sinu ruumides valinud käia, sest mulle meeldib see vabadus. Ma loodan, et väga paljud inimesed julgevad endale seda sama kogemust pakkuda, viies ennast sinu ruumi. Ja täna me ei tea, millised need ruumid on, aga ma saan aru, et see naine siin on teiega valmis olema tema. Ja ma kogen ennast sellise ürksena, kuigi ma igapäevaselt ei kanna sellist meiki, siis sellised kleidid ja see stiil, see on mina. Seda ma sain palilt kaasa haarata, sest et ma olen rääkinud seda lugu, et ma saan seal olla mina. Aga see juhtus alles lõpus. Siis kui ma sain need riided ja tulin tagasi siia ja nüüd ma siis järjest harjun selle endaga. Ja julgen järjest rohkem vastu võtta neid osasid, mida ma varem ei julgenud. Ja see on tegelikult väga äge. Ja mis paneb sind julgema? Mul on nii suur soov kõndida seda oma jumalikku rada, mis mulle on siin ette antud. Ma ei saa öelda, et see oleks nähtav. See on selline tundmatu, aga samas nii õhuline ja õrn. Et
see tõmbab mul siukse emotsiooni praegu No näe. ülesse, sest et ma sain kogeda seda rada kõige raskemal eluhetkel, mis oli viimase 6 aja jooksul minu elus. Ja see tegelikult tohutu väekas ja võimas. Ma alles nüüd hakkan sellest aru saama, kui ma olen sellest valust välja tulnud. Et elu on ikka nii äge. On ju. Jaa. Ja nii äge, et sa seda näitad. Lihtsalt nii tänulik selle eest. Et sa lubad endal surra, et ärgata. Seda oli vaja. Ja. Sellised energiad. Mul on selline tunne, et ma lihtsalt tahan tuua tänulikkuse sellesse ruumi. Lihtsalt ollagi nii, et aitäh sulle. Sest et sina ja sinu ehedus on avanud miski müstilist minus. Lihtsalt lugedes sinu seda postitust, ma ei tea, mitu kuud tagasi juba vist sealt Facebookis, siis see lihtsalt käivitas midagi. Ja ma saan aru, et ma olin valmis. Muidu ei oleks käivitanud. Ja saangi aru viimase nädala jooksul, see on olnud üks olulisemaid koode, mis justkui minuni on maandunud. Et küsimus ei ole kunagi ei rahas, ei inimeste hulgas, et me tahaksime küll klientide hulgas või raha hulgas mõõta enda tulemust. Kuid vabalt võib olla nii, et me oleme tegemas, võtta see meie rada on midagi sellist, kus me peame tegema midagi, mille nagu vastuvõtmiseks on vaja tegelikult selle teise poole valmisolekut. Lihtsalt on vaja. Ja kuidagi huvitav, et raha teema tahab siia tulla. Aga näen, et see on nagu kuidagi ka maandumas, aga mind väga kõnetas nädala alguses mingi niisugune taipamine või vaatan, kas ma saan ta kätte. Et küsimus ei ole meie väärtuses või meie piisavuses. Küsimus on ainult selles, kas see inimene ja me arvame, et see on mingi hinnanumbris küsimus, et kui suure hinna me paneme, kas me oleme väärt ja kas me oleme võimelised seda pakkuma. Et hoopis selles, et inimene, kes on valmis maksma meile ükskõik millist summat. Tegelikult ta on valmis lihtsalt valima selle tee, mis on justkui nagu tema jaoks efektiivne. Ta tunneb selle nagu ära. Ja me arvame, et see on rahaga seotud, aga see pole mitte kunagi nagu summa suurusega seotud, vaid seal on nagu küsimus, et kas tema tunneb ära selle otsuse enda sees ja selle inimene, kes tema jaoks kõige efektiivsem tee on, et tema jõuaks siis endani tegelikult. Ta saab aru, et näed, sealt tuleb aktivatsioon või see on nagu see, ta tunneb lihtsalt ära ja ta on valmis ükskõik mis hinda maksma. Ja see on nii huvitav nagu. Ja mõnikord me isegi ei tea, mida me läheme küsima või me isegi tea seda hinda ja me oleme valmis nagu vahet ei ole ja siis mõnikord me saame tasuta, mõnikord on nagu tasu eest, et see on nii huvitav, et see aktivatsioon käib ka selle koha pealt ja see täiesti resoneerub minuga, sest et sel hetkel, kui ma ikkagi näen seda enda teed, siis raha ei ole üldse teemaks, vaid ainult see tõmme siit südamekeskusest, siis enda hinge tee käimine, et see, mis mind viib edasi ja sinna tekib juurde usaldus ja teadmine, et ma olen hoitud, lahendused on olemas ja kõik nagu kuidagi maagiliselt nagu klikib paika, nii nagu peab. See peab ei ole õige sõna, aga nii nagu on loodud või ma saan aru, et meie elu nagu 100% ei ole loodud ette, aga vastavalt minu sammudele kõik ees järjest nagu paindub ühele ja teisele poole. Et see loob järjest niimoodi pidevalt ja see, mis tuleb siia
füüsilisse reaalsusesse, see siis selles mõttes on ju õige. Ja sellepärast me saamegi öelda, et see peab olema nii. Ja kingitused. Kingitused tõesti. Ja hästi võtan selle tänu vastu ka, mis sa siia tõid. Sest ma tean, kui oluline kvaliteet see vastu võtta on. Aitäh sulle, et sa tulid küsimust tooma siia. Niivõrd aktiveerivad ja ma ise küll tunnen, et seda algust soovin veel kuulata. Et selles oli mingid hästi huvitavaid energeetiliste võngete kohti. Ja kuidagi ikka kummitab, siis ma võtan selle välja. Mina tean, et võib-olla see on olnud ka üks, sest minu teadvustamine ikkagi tahavad need kaitse hingejuhid tahavad kuidagi siia ruumi tulla uuesti. Et ma praegu lihtsalt teadvustan seda, et sellel hetkel, mil ma teadvustasin, et ma ei ole mitte kunagi üksi. Sellel hetkel, kui ma teadvustasin, et minuga koos on need hingejuhid, siis ma tean, et minul on nüüd 19 tükki elu peale nagu kokku on ju. Sellel hetkel, kui ma teadvustasin, et issand, palju neid tegelasi on ju, kõik osad neist on kaitseinglid, osad on neist kosmilist päritolu ja nii edasi on ju. Siis ma arvan, et sellel hetkel mina hakkasin julgema oma naiselikke kvaliteete aina rohkem avama. Sest et ma kuidagi naisena ikka oli väliselt vaja mingit turvatunnet tajuda. Aga mulle tundub, et minu jaoks on see hästi palju avanud. Sest et ma päriselt ei tunne ennast üksi. Et see purustas minu illusiooni. Ja see on olnud midagi väga maagilist, mida kogeda. Isegi kui ma ei mõtle selle peale kogu aeg. Aga ma tean, et nii on. Jaa, meil on kogu aeg saatjaskond kaasas ja ma nägin, et siit lendas lausa võti välja niimoodi, et ma püüan selle võtme kinni. Sest ma ei tea, mulle öeldi, et mul on 26. Jaa, kes neid päriselt loeb. Ja see minu arust on ilus, et mis nad ütlevad üle 24 tavaliselt anti vanasti kuningatele, nii et siis ma olen sinivereline. Ja, et järelikult sul on mingi suur missioon ka parasjagu käsil. See vaikselt avaneb minu nägemisele siis, kui nii saab öelda. Ja see on lihtsalt, miks ma pean selleks oluliseks rääkida või? Ongi see, et näidata seda, et meil on igal ühel oma tee, oma unikaalsus, oma võimekus ja meil kõigil on need oma tegelitskid kaasas. Ja kuidagi see vastakuti tõstmine, jõustamine, kroonide pähe asetamine, et see on lihtsalt nii võimalik. Ma näen seda kuidagi viimased nädalad niisuguse võimendiga. Ja minu arust on see lihtsalt nii üliäge. Aga paneme siis punkti. Paneme punkti. Ja aitäh sulle, imeline kuulaja, vaataja. Järgmine saade on 2 nädala pärast saadaval meie sotsiaalmeediakanalites. Otsi üles ka meie kogukonnagrupp ja Karin Kai kohta leiad kindlasti meie saate kirjeldusest väiksed viited. Ega ta teeb spontaanselt, teda tuleb spontaanselt jälgida, sest et tal on kutse juhatus teadmised siis, kui need on. Aga kui see sind kõnetas või tõmbas, siis leia need ka sealt üles. Igal juhul nii äge, et sa oled meiega ja mõnusat aktiveerumist ja maandumist. Je suis seule.